Tervist! Valgusreostus ehk sisuliselt öine tehisvalgus on reostusliik, mis on meie tänapäevases maailmas väga laialt levinud ja mõjutab kõiki elusolendeid alates mikroobidest ja imetajatest ja lõpetades tervete ökosüsteemidega. Tegemist on probleemiga, millele me just igapäevaselt ei mõtle, ent samas on tegemist pidevalt süveneva probleemiga, sest uuringute kohaselt on viimastel aastakümnetel valgusreostuse globaalne ulatus suurenenud iga-aastaselt keskmiselt 2% võrra ja 83% maailma rahvastikust elab pideva valgusreostuse tingimustes. Valgusreostust saab liigitada majasiseseks ehk siis tehisvalguseks. See pärineb erinevatest lampidest, kuvaritest ja tänapäeval muidugi paljuski mobiiltelefonidest. Ja majaväliseks ehk siis tehisvalguseks, mis pärineb laternatest, hoonete valgustusest, autotuledest ka samuti. Kusjuures mõlemal juhul on seda tehisvalgust reeglina oluliselt rohkem, kui tervise seisukohast mõistlikuks peetakse. Kui me räägime nüüd sellest, mida me saame valgusreostuse ja tervise seosest teaduspõhiselt väita, siis ühest küljest on seda teemat päris palju uuritud, aga teisest küljest on inimeste puhul äärmiselt raske leida põhjuslikku seost öise tehisvalguse ja tervisenäitajate vahel. Seetõttu pärineb enamik sest, mida me arvame teadvat, mehhanistlikel põhimõtetel, ehk siis me teame, mil moel üleliigne ja valel ajal paistev valgus meie organismi talitust mõjutab ja samuti põhinevad meie teadmised paljuski loomkatsetel. Peamiselt mõjutab öine tehisvalgus meie tervist sügavale meie sisse ehitatud 24-tunnise valguse pimeduse vaheldumise ööpäevatsükli kaudu. Selle tsükli keskne, reguleerija on meie ajus asuvas hüpotalamuses paiknev suprakiasmaatiline tuum ehk SCN, mis mõjutab sisuliselt igasugust meie organismis aset leidvat füsioloogilist aktiivsust, nagu näiteks vererõhk, kehatemperatuur ja näiteks tähelepanuvõime. Peamise nii-öelda sisendina kasutab SCN päevavalgust, sest see on otseühenduses silmavõrkkestaga ja seetõttu on arusaadav, et SCN-i, tarkvara, mis on püsinud ju muutumatuna juba ajast, mil inimene liigina tekkis, satub segadusse, kui päev ja öö ei vaheldugi äkki nii, nagu on aegade algusest vaheldunud. Ja see error SCN-is võib meie tänaste teadmiste kohaselt põhjustada une ja vaimse tervise häireid ja olla seotud halvenenud immuunsusega ning erinevate vähkkasvajate ja südamehaiguste tekke riski suurenemisega. Peamised mehhanismid, mille kaudu erroris SCN meie organismis kaost külvab, on näiteks melatoniini alatootmine ja ööpäevarütmiga seotud geenide alareguleerimine, mistõttu meil tekivad näiteks unehäired, väsimus, muutused südamerütmis, erinevat tüüpi oksüdatiivne stress ja põletikulised nähtused. Keha hakkab kiirenenud korras rasvakihti kasvatama ja muutub paraku ka insuliini resistentseks. Nagu ma ütlesin, on valgusreostuse mõju inimesele tervisele uuritud palju, aga ma toon siinkohal välja kõige uuema uuringu, mis mulle ette sattus ja mis kujutab enesest narratiivset analüüsi. Ehk siis eesti keeles öeldes, teadlased on kokku võtnud kõik senises vallas tehtud uurimistööd, neid omavahel võrrelnud ja toonud välja kokkuvõtlikud järeldused. Teadlased leidsid, et meil on põhjust teaduspõhiselt kindlalt väita, et öine tehislik valgus on seotud normaalsest kõrgema vererõhuga, kiirenenud südametööga, häiretega närvisüsteemi ja endokriinosüsteemi töös ja märkimisväärselt kõrgema riskiga haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse. Samuti leiti, et mida rohkem inimene valgusreostusega kokku puutub, seda negatiivsemat mõju see tema tervisele avaldab. Sellest analüüsist joonistub välja, et kui valgusreostusega kokku puutumine on ajutine, siis saab terve inimene sellega siiski suhteliselt kenasti hakkama ja mingeid pikemaajalisi negatiivseid tervisemõjusid tal ei ole. Aga kui sa elad pidevas valgusreostuse keskkonnas, siis keerab see lõpuks tuksi ka üsna terve tervisega inimese tervise.
Seda, et normaalne 24-tunnine valguse, pimeduse, ööpäeva tsükkel on inimese jaoks väga oluline, teame me juba ammu, ent hiljuti avaldatud teadustöö näitas muuhulgas, et sinu une regulaarsus ehk siis see, et sa lähed igal õhtul magama samal ajal ja ka ärkad igal hommikul samal ajal, on sinu tervise ja eluea kestvuse osas isegi olulisem kui see, et sa magaksid igal ööl soovitatavad 7-9 tundi. Ja tulleks korraks tagasi valgusreostuse juurde, ma tahaksin sulle siia lõppu rääkida ühe loo ühest teadustööst, mis ei puuduta küll inimest otseselt, küll aga näitab seda, kui oluline loomulik valguse ja pimeduse vaheldumine kogu meie eluslooduse jaoks ikkagi on. Nimelt avaldati 2024. aasta jaanuaris ajakirjas Nature Communications uurimistöö, mille pealkiri kõlab otsetõlkes midagi sellist kui, et miks lendavad putukad tõmbuvad tehisvalguse poole. Ja see uuringu pealkiri, artikli pealkiri on suhteliselt iseseletav ja ütleb ka kohe ära, mida selles väga-väga põhjalikus teadustöös uuriti. Ma ei hakka selle teadustöö sisusse väga süvitsi minema, sest kui see pakub sulle huvi, siis leiad lingi video alt jutumulli seest. Aga üldiselt leiti teadustöös, et valgus ei tõmba vastupidiselt levinud arvamusele putukaid enese poole absoluutselt. Nimelt leiti, et putukad ei liigu mitte tehisvalguse poole, vaid tiirlevad selle ümber, pöörates valgusallikale oma seljaosa. Ehk siis teevad näiteks laterna ümber tiire, olles valguse suunas kogu aeg seljaga. Asi on selles, et putukad on evolutsiooni käigus sadade miljonite aastate vältel õppinud ruumis orienteeruma, lähtudes loomulikust valgusest, milleks on päeval päike ja öösel kuu, ja pöörates selle loodusliku valgusallika poole oma seljaosa, et mitte kaotada suunda ja lennata näiteks jalad taeva poole. Kui nüüd need putukad satuvad ereda valgusega tehisvalguse näiteks laterna lähedusse, siis käivitubki nende pisikeses putukaajus iidne refleks, mis sunnib neid lõputult selgvalgusallika suunas lambi ümber tiirlema. Putukas pääseb sellest hullumeelsest karussellist ainult siis, kui ta juhuslikult näiteks tuule või kokkupõrke tõttu teise putukaga valgusallikast eemale paiskub. Aga vastasel juhul võib ta lennata ringi ratast seni, kuni sureb kurnatuse tõttu. Valgusreostusel on, nagu me tänase video käigus teada saime, oluliselt laialdasem negatiivne mõju nii inimesele kui ka meid ümbritsevale loodusele, kui me võib-olla esmapilgul oskaksime arvata. Aga kui me mõtleme oma tervisele, siis mina soovitan sul teha regulaarselt sporti, sest siis oled sa õhtuks ka füüsiliselt väsinud ja sul ei teki enam vajadust voodis lebades pisikest helendavat ekraani passida ja nii oma tervist rikkuda. Jõusaalis näeme!